Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada papitükkidest raketi stardiplatvormi. Otse loomulikult on tegu tingliku moodustisega, kuid meil tuleb ehitada torn, mis oleks võimalikult kõrge ning kannaks seda raketimudelit. Materjaliks on meil antud vaid need papitükid ja kõige selline labasem mõte olekski võtta need papitükid, panna need siia hunnikusse ning asetada rakett siia peale. Kuid sellisel tegumaal on kaks probleemi. Esiteks tuli torn üsna mannetu, väga lühike ning teiseks ei ole see eriti stabiilne. Ehk siis, kui see torn nüüd oleks kuidagi moodi kõrgem, siis püsiks see üsna halvasti üleval. Seega tuleb rakendada natukene kavalusi. Veidi mõistlikum oleks teha näiteks kaardimaja. Nendest papitükkidest, mis on üsna sarnase mõõduga, on võimalik hakata laduma näiteks kolmnurkset kaardimaja. Ning juba vaid 2 korruse lisamisel oleme ehitanud torni, mis on kõrgem kui see algne papikuhi ning kannab märkimisväärselt stabiilsemalt seda raketti. Mure on aga selles, et kui me nüüd kiirustades ehitame sedasi, et me oleme hooletud, siis võib juhtuda, et ehitusvea käigus kukub see torn lihtsalt kokku ning meil tuleb alustada nullist. Ja kuna võistlus käib aja peale, on see olukord väga ebasoovitav. Seega on meil vaja leida viis, kuidas neid pappe omavahel siduda. Ja õnneks on meil selleks laua peal kasutada käärid. Teeme niimoodi. Võtan ja lõikan iga papi ühele servale 2 sisselõiget. Silma järgi umbes samale kaugusele ning ma teen need sisselõiked nii, et need oleks samas suunas selle papi lainelisusega. Seda seepärast, et nagu on ka varasemates veebisaadetes räägitud, papp kannatab ühtepidi väänamist paremini. Ühtepidi võib papp lihtsalt ära murduda, kuid teistpidi on laine papp mõnevõrra tugevam. Ja teen selliseid kohe päris mitu tükki. Ei ole väga oluline, kui pikad need sisselõiked on. Oluline on just see, et need sisselõiked oleks enam-vähem ühe pikkused. Ja nüüd, kui neid pappe on omajagu tükeldatud, saab asuda neid ühendama. Võtan ühe papilehe ning surun selle sisselõikega koha teise papilehe sellise koha peale, kus seda sisselõiget ei ole. Ning surun selle siia lihtsalt sisse kinni. Võtame ka teise papi siia kõrvale. Ning nüüd lisame süsteemi ka 4. papilehe. Ja niimoodi toimides saame hakata ehitama sellist modulaarset torni. Selle tugev pluss kaardimaja ees on see, et kui selline torn läheb külili, siis tõstame selle lihtsalt uuesti püsti ning jätkame ehitamist sealt, kus see enne pooleli jäi. Lisan siia nüüd veel papitükke. Ning nüüd saame teha ka vahekatsetuse. Paneme torni aluse peale, see peab mahtuma ette nähtud piiridesse. Võtame ühe papilehe lihtsalt viimaseks korruseks ning paneme raketi siia peale seisma. Ja näeme, et torn püsib väga edukalt püsti ning, mis kõige olulisem, see torn on ühes tükis, ehk siis seda saab teisaldada ehitamisajaks, ühte teistpidi liigutada ning kui see peaks ümber minema, saame alati uuesti alustada ning see on ka stabiilne. Kuid võime märgata seda, et need papilehed, mis siin allpool on, hakkavad veidi rohkem juba liikuma.
Seega võime teha edasised korrused ka sellised, kus on papilehtedel mitte ainult ühel pool sälgud, vaid kahel pool. Teen siia ühe sälgupaari juurde. Kui see papp nüüd siia ühendada, lähevad need sälgupaarid üksteise sisse ja ehkki papilehed nihkuvad üksteisele lähemale, mis tähendab, et me saame iga korrusega kõrgust vähem juurde, siis selle liite tugevus on märksa suurem ja tänu sellele on ka kogu torn tugevam. Seega, kui oleme ehitanud lihtsasti mingi jupi torni ära, tasub jätkata torni ehitamist altpoolt, et teha just tugevamat osa edasi. Ja nagu näha, torn püsib edukalt. Lõikan siit mõned papid veel juurde. Ja samamoodi jätkates võime me minna torniga päris suurtesse kõrgustesse, ka lühikese aja jooksul. Kuid katsetame ära, kuidas see torn praegu toimib. Paneme siis üles veel viimase korruse papitüki, selleks et raketil oleks kandepinda ning asetame raketi siia. Ja pole kahtlustki, et see rakett püsib seal edukalt ning ülesanne on edukalt lahendatud. Seda võite ka kodus proovida, vahendid on ju väga igapäevased. Ja täpselt nii lihtne ongi ise ehitada papitükkidest torni.